Põltsamaa keskkooli õpetajate toas. Seda peret juhib NSV Liidu rahvaõpetaja Kalju Teras. Gümnaasiumit ei loodud Põltsamaal tühja koha peale. Meie hariduselu ulatub arhiiviandmete ja säilinud dokumentide põhjal tagasi 17. sajandisse. Gümnaasiumi asutamise mõte kujunes välja 1917. aasta suvel, siis kui käis Esimene maailmasõda ja Eesti oli saanud omavalitsuse Vene riigi koosseisus. 17. detsembril kooli esimeseks juhatajaks sai Jaan Peterson. Samal päeval alustati 2 klassiga õppetööd Alevivanem Karl Schmidti majas, mis kõrgema algkooli ärakolimise tõttu oli tühjaks jäänud. 1919. aasta alguses võeti Põltsamaa Reaalgümnaasium riikliku koolivõrku. Septembris avati juba 7 klassi. Riik hakkas tegelema ka õppekavade ja tunnijaotusplaanidega. Peale saksa keele õpetati veel vene, inglise ja ladina keelt. Juurde tulid sellised ained nagu hingeteadus ja kodanikuteadus. 1920. aastal algas õppeaasta uue direktori härra Schlussenbergiga ja uue Põltsamaa mõisahoonega. Õppetööks polnud mõisahoone kohandatud, probleemideks olid küte ja ruumide vähesus. 1922. aastal sai kooli nimeks Põltsamaa avalik ühisreaalgümnaasium. Noorel Eesti riigil nappis raha ja gümnaasiumihariduse andmist püüti kokku tõmmata. Pidevalt vähendati avatavate klassikomplektide arvu. 1930. aastal algas õppeaasta vaid 5 klassikomplektiga. Oma kooli ees seisid nii lapsevanemad kui ka kohalikud omavalitsused ja ettevõtted, põhjendades kooli vajalikkust õpilaste arvu kasvuga ja sellega, et teised koolid on kaugel. Samuti toodi välja, et ka tütarlapsed peavad saama oma haridusteed jätkata. 1932. aastal muudeti Põltsamaa gümnaasium 5-klassiliseks humanitaarkallakuga keskkooliks. 1937. aasta kevadel otsustati keskkool sulgeda. Nii ei jäänudki põltsamaalastel muud üle, kui asutada eragümnaasium. Uuel õppeaastal tegutses Põltsamaal üheaegselt juba 3 kooli: progümnaasium, ühisgümnaasium ja eragümnaasium. Koolis tegutsenud Albert Toming meenutab. Eski tänavas majas petrooliumlampe ei olnud, kaardinad ei olnud, seinad olid mõisahoones valgendatud, hiljem sai löödud osale tahveldis. Mõnes klassiruumis oli ka kappe, sisustus oli lihtne. Kriip võeti kantseleist ka tahvellapid, kabinettidest olid olemas füüsika- ja keemiakabinet. Tavaliselt oli 6 tundi, nii et kella 3 olid kooliruumid juba vabad. Järeleaitamistund oli vähe, kes sedasi ei jõudnud, pidi ise sellest hoolitsema. Järeleaitamine oli tavaliselt tasuline. Põltsamaa keskkooli õpetajate toas. Seda peret juhib NSV Liidu rahvaõpetaja Kalju Teras, ainuke nii kõrget tiitlit omav koolimees meie vabariigis. Räägime 32-aastase kogemuse baasil hariduselu akuutsetest probleemidest. Majandi- ja tootmisjuhid ütlevad, et aastate ja oskuste tulles on töötada lihtsam. Kas nii arvab ka koolidirektor? Mina arvan vastupidist. Ja just nii, et viimased 5 aastat, võib-olla seetõttu, et aastat on endale juba turjane tublisti kogu. Pärast sõda tegutses Põltsamaal 2 kooli, mittetäielik keskkool ja keskkool, mis ühendati Põltsamaa keskkooliks. 1951. aasta alguses sai Põltsamaa keskkooli direktoriks sõja läbi teinud Tartumaa mees Kalju Teras, kes jäi kooli etteotsa pea 40 aastaks.
Uus direktor hakkas koos õpetajatega kooli uuesti üles ehitama. See kool oli läbi aegade nõnda nimetatud õppimiskallakuga kool, kus õpilastel oli palju võimalusi osa võtta erinevate ringide tööst. Kooli suureks uhkuseks olid puhkpilliorkester, erinevad koorid, rahvatantsurühmad, näitemängurühmad ja muud huviringid. Kooli õpilaste arv kasvas kiiresti. Uue Põltsamaa mõisahoone ja algkoolimaja jäid kitsaks. 1967. aastal valmis Veski tänavale uus koolimaja. 1979. aastal ehitati ka juba uus algkoolimaja. Kool sai ka internaadi ehk õpilaskodu. Kõige rohkem õpilasi oli Põltsamaa keskkoolis 1970. aastatel, suisa üle 1200. Pärast iseseisvuse taastamist otsustati koolile tagasi anda varasem nimi ja nii saigi 1994. aastal keskkoolist Põltsamaa ühisgümnaasium. Muljeid jagab ka Liis 88. lennust. Mina meenutan Põltsamaa ühisgümnaasiumit hea ja sooja tundega. Kuldne reegel on, et alati tuleb hoida söögitädisid ja valvelaua töötajaid. Tänu neile sain mõnikord valel vahetunnil süüa või vabal tunnil salaja sissepääsu aulasse pilli harjutama. Tundsin end koolis turvaliselt ja koduselt. Seda, et selline rahulik koolikeskkond on omamoodi imeline ja mitte alati tavapärane, sain teada alles Tallinnasse kolides, kui kuulasin oma eliitkooli lõpetanud ülikoolikaaslaste memuaare. Meie kool on läbi teinud kõik muutused, mis iseseisvuse taastanud Eesti riigi hariduspoliitikas on läbi viidud. Toetudes traditsioonidele on piirkonna keskne gümnaasium end tõestanud jätkusuutliku haridusasutusena, mis pakub gümnaasiumiastmes erinevaid õppesuundasid vastavalt ühiskonna vajadustele. Koolis tegutseb jätkuvalt puhkpilliorkester, poiste, laste ja segakoorid, erinevad ansamblid, õpikojad ja huviringid. 2005. aastal avati Felixhall, mis võimaldab paremini tegeleda spordiga ja viia läbi erinevaid võistlusi. Täna on kool varustatud ka mitmete kaasaegsete IT-õppevahenditega ning renoveeritud on Veski tänava õppehoone. Õpilastel on võimalus elada õpilashostelis, mis on saanud kaasaegse ilme. Meie koolist on saanud keskhariduse üle 5300 õpilase. Neid on õpetanud üle 500 erineva õpetaja. Põltsamaa ühisgümnaasium on alati olnud ja tahab ka edaspidi jääda oma õpilaste jaoks heade eelduste loojaks. Ja sellega, head sõbrad, on meie ajalootund selleks korraks lõppenud.